käituge kõik suurmeistrite järgi on ju. Kas sa tahad öelda, kuidas see käima läheb? Näed, lihtsalt tutvus. Nii, ja nüüd tasub ära istuda tooli peale, sest meil on täna väga ilus teema ja ma pean ka vist ka istuma, mõtlesin, ma seisaks püsti, et on nagu mõnusam rääkida püsti seistes. Kuigi imelik on istuda. Kas seal lugeda on mugavam toolis või aednik tegelikult tooli ei armastagi, aednik armastab rohkem vist hoopis aias selg taeva poole ja pea mulla poole kõndida ja olla. Mis te arvate? Jah, vastatakse teie eest, just. Aga enne veel, kui me sõna annaksime meie tänaste päeva kangelastele, on mul kirjastus siin praegu ja me otsustasime, et me anname neile sõna ära, siis saame kõik koju ära minna. Tere õhtust, ka kirjastus Varrakult. Suur rõõm on teid kõiki siin täna näha. Enne veel, kui me anname sõnajärje üle tänastele päevakangelastele, sooviksin ma autoreid tänada selle järjekordse meeldiva koostöö eest, sest see on ju meil juba teine raamat. Astiped oli esimene, nüüd Floksid on teine raamat. Et saime hakkama, saime ühe ilusa raamatu jälle valmis, nii et suur aitäh, Jüri. Suur aitäh, Krista. Ja juba ette tänusõnad ka Innole, et said mahti tulla. Anna mikrofoni pealt. No nii, kõigesest kingitusest, aga väga väärtus on sellel sees olemas ja mida mina nagu siin kohe alguses tahtsin nagu öelda, et ma ei ole tükil ajal midagi nii ilusat koos näinud, et minu kõrval vasakul käel üks kaunis tütarlaps Heli ja minu paremal käel teine kaunis tütarlaps Krista ja nad on saanud 3. kauni lapse ehk siis imeilusa raamatu, sest seda ju harva juhtub, et minu arvates, et ma tulen raamatupoodi ja leian kõva kaantega, värvilise, imeilusate piltidega, väga hea paberiga raamatu, et seda nagu väga harva juhtub tänasel päeval, kus kõik on hästi kokkuhoidlik. Nii et see on tõesti kiitmist väärt, mille üle ma olen ka väga rõõmus ja väga uhke, et midagi väga ilusat on toimunud. See raamat on ilmunud. No esimene küsimus, võtke mikrofoni kätte, te peate hakkama kohe mulle vastama ja rääkima. Ehk siis, et kui ma vaatan seda raamatut, siis mulle kohe esimene asi, võtan kaane, vaatan ilus, näeb välja. Mina tahan te käest küsida ja kordamööda vastake, kuidas te leppisite kokku kahekesi ühe raamatu, kelle nimi tuleb esimesena siia kirja ja kelle nimi teisena? Kuidas te omale kokku leppisite selle? Saab öeldes seda meie käest ei küsitudki. Seda meie käest ei küsitud. Lihtsalt tuli või? See lihtsalt kirjastus otsustas. Aga siit järgmine küsimus, et kuidas on võimalik, et te suutsite kahekesi ühe raamatu kirjutada? Miks mitte 2 raamatut? Meil ongi 2 raamatut. Aga siin praegu on 1 Floksi raamat. Et oleksime 2 Floksi raamatut kirjutanud. Just. 2 Floksi raamatut. No kuna me ju ühe raamatu juba kirjutasime koos. Aga rääkige praegu kuulajatele, kuidas koostöö teil omavahel sujus? Kuidas te artikleid jagasite? Kas omavahel kraaksusite ka või oli vaja ka vaielda, kes millest kirjutab? Kuidas see koostöö teil sujus raamatu kirjutamisel üldse? Meil sujus tegelikult see koostöö nagu üüber suurepäraselt. Et see on täiesti nagu uskumatu, et meie ju Heliga saime tuttavaks siis, kui me hakkasime seda Stipede raamatut kirjutama ja meil oli see Stipede raamatu kirjutamise kogemus ju all. Nii et meil läks väga sujuvalt. Et tõenäoliselt see vastus on selles, et kuna me oleme väga erineva taustad,
agronoomiks õppinud, mina olen tegelikult õppinud majandust. Et teatud teemasid ei ole mina võimeline üldse kirjutama. Ja siis täpselt niimoodi jagasime ära vastavalt võimetele. Et need, mida sellised kergemad teemad põhimõtteliselt jäid mulle ja raskemad teemad, võib-olla ma ei ütle, et nad on raskemad, aga nad on botaaniliselt peavad ka väga korrektsed olema ja seal ei saa mingit sellist väga kõnekeelseid väljendeid kasutada. Nende peatükkide juures olin siis mina nagu testijaks. Minu peal siis testiti seda, et kas ma nagu üldse aru saan, millest jutt on. Ja oligi niimoodi, et seal oli päris palju selliseid peatükke, kus mina Elile ütlesin, et tead, et sellest lausest ma saan võib-olla ainult 3 sõnast üldse aru, mis need tähendab. Ja vastavalt sellele me siis ka natukene kohendasime neid selliseid raskemaid peatükke, et lihtsustasin. Et eesmärk oli see, et selline minusugune finantstöötaja saaks aru. Koduperenaine, tavaline koduperenaine peab ka lõpuks aru saama, mis mingi väljend nagu tähendab. Ja tõesti, see oligi võib-olla näiteks Helile, see oligi kõige suurem töö. Need on niimoodi Heli, et vaata, olukord paistab niimoodi välja, et finantsjuht on pannud esimesena nime kirja ja kõik süü ajab sulle. Räägi kuulajatele praegu, kuidas sul tunne on olnud nüüd Kristaga koos kirjutada, mis sa sulle andis, mis sa tundsid ja kas sa võtad täisvastutuse nüüd sisuosal endale? Ta ju rääkis nii. Nojah, et mida oli nagu, mis ta rääkis, et me jagasime ikkagi teemad ja peatükid ära ja me kirjutasime ikkagi eraldi. Kuhti siis oma lõigud, aga noh, et selles mõttes, et me lugesime ju ja testisime nagu mõlemad üksteise tekste. Mina täiendasin ja vastupidi ja niimoodi ka valmis sain. Kogu vastutust ma ikkagi enda peale ei võta. Mis sest, et mu nimi seal nagu järjevast ei näe. Täpselt, me ei saa nagu aru ka ikkagi lõpuks, et kas tasub seda raamatut hakata nagu lugema või mitte või tasub see endale osta või mitte. Sest veeretavalt ühe pealt teise peale, nii nagu ikka naistega lugu on ju. Hakkad sa midagi rääkima, siis ei, mina ei ole süüdi, tema on süüdi. Siis tuleb vastu, ei, mina ei tea midagi sellest, aga tema on sellest süüdi. Väga tore. Mulle selles raamatus, kohe kui ma selle lahti võtsin pärast seda esimest kaan, lõi mulle lahti väga kuulsad isikud, kelle aedades te olete käinud. Ma ei tea, kas kedagi on nüüd praegu siin, ma ei ole küll kohe niimoodi ei võta kinni, eks te oskate näidata näpuga. Aga minu kohe küsimus on teile, et see on väga huvitav, see on väga kroonikalik, et tuua sisse raamatusse selliseid tuntud persoone ja näidata, mida nemad tagahoovis kasvatavad ja teevad. Et minu küsimus on see, kuidas te nende aedadesse saite, kuidas botaanik Urmas Laansoo, õnneks ei ole vist praegu, kuidas ta oma aeda üldse lubas teid? Oskate rääkida sellest? Kuidas te saite nende taimed üle loetud seal? Me tegelikult ei käinud kõigis aedades. Et me oleme käinud mõnedes aedades ja me lihtsalt palusime inimestel kirjutada oma lugu. Nad kirjutasid oma loo. Me ei ole ja me andsime kõigile vabad käed, et kirjuta täpselt nii, nagu sina seda tunned ja täpselt nii, kuidas niisugune suhe sinu nagu loksidega on. Milline see oli siis? Hästi erinev. Ja milline täpselt? Igal inimesel on oma suhe. Et hästi erinev. Ja see on nagu selles mõttes väga huvitav, et kui meil sai see raamat, juba kujundus sai valmis,
siis mina sain küll sellest aru, et tegelikult selle raamatu kõige väärtuslikum osa ongi need inimeste lood. Et need jäävad nagu ju aastateks, et kui keegi võib-olla 50 aasta pärast seda raamatut loeb, et see on nii kordumatu, seda ei ole mitte üheski Floksi raamatus ka ennem keegi kirjutanud. Et see eriti vahva on see, et me saime tekstiilikunstniku Anu Raua loo, kui ta ütles mulle niimoodi, kui ma temaga telefoni teel suhtlesin, et teate, mul ei ole kalendris mitte ühtegi vaba aega. Saate aru, eks ju, ta on ju eakas inimene. Ja ta leidis meie jaoks selle aja, et see oma lugu kirjutada ära. Ja ta kirjutas selle loo siis, kui meil oli raamat juba kujunduses. Et selle üle, seda on mulle ka öeldud, et see on tõeline kirstordil. Et selle loo nagu sisse saite. Mulle endale väga meeldib selles raamatus, et on erinevate inimeste nägemust just oma Floksi kasvatamisest ja millised need Floksid neile endile kõige rohkem meeldivad. Et see on väga ilus leid selles raamatus ja see, ma ütlen, et nii kui ma selle lahti võtsin, paistis mulle siit kohe välja. Ja siin kindlasti on paljud juba lugenud, aga ma igaks juhuks, kui sa ütlesid siin Anu Raua loo on ju, mina lugesin siit praegu välja just sellise ja kriistusin kohe allagi sellise toreda loo ühe nii-öelda ühe Floksi sordi kohta, et lugu on siis selline, et Helmi Puuri kirjanikust abikaasa Heino Kiik on jutustanud, et 1960. aastal sõitsid nad külla Jõgevale Rudolf Tammele, kellel oli pool aeda täis kaunist punaõielist aedfloksi. Aiaomanik arvas, et meie prima baleriini auks võiks selle kauni seemiku nimetada küll. Nii saigi suurte roosakas-punaste õitega floks endale nime Helmi Puur. Kas teie aias on see Helmi Puur olemas? No Tallinna botaanikaaia Floksi kollektsioonis on see Helmi Puur olemas. Selle Helmi Puuri kohta muidugi öeldakse, et kui sul nagu ühtegi Floksi aias ei ole, siis Helmi Puur võiks sul ikkagi olla. See on väga tore, ma just hakkas ise mõtlema, et millise Floksi peaks mina enda aeda ostma, ma sain teada vastuse Helmi Puur, väga vahva. Aga öelge tüdrukud mulle seda, et milline on praegu teie arvates kõige nii-öelda alahinnatum Floks Eestis, mida võiks tegelikult oma aeda üldse istuda hakata? Mis on tegelikult väga ilus, mis võib olla väga kaunis, millel võib olla väga tore iga ja kestvus ja nii edasi ja vastupidavus loomulikult, me võiks seda alati tahame, aga et mida võiks proovida oma aias kasvatada just? Soovitate? Tegelikult see on nagu raske küsimus. Ega ma ei lubanud teile kergeid küsimusi, hakake vastama. Mina arvan, et sellist alahinnatud sorti nagu, ei saa nagu nii öelda. Et võib-olla on niimoodi, et inimeste eelistused on erinevad. Et mõni ütleb kohe kindlalt, et kindlasti ma ei taha valget Floksi enda aega või teine inimene näiteks ütleb, et ma tahan just mingit uut sorti, mis selle aasta müüki tuli. Et see pigem on see valik nagu võib-olla selle peal või kellel on, siin on meil ka lugu see Villu lugu on ju, tema on siniste sinakate Flokside kollektsioon. Ta ongi teinud oma valiku mingi kriteeriumi põhjal. Et mina julgen öelda, et ei ole sellist alahinnatud, et on hästi kihv, aga keegi teda ei taha. No see on, mina ütlen seda, et see on müügimehe viga, kui ei taha. Ma soovitaks praegu veeretada see vastutus jälle Helile, et Heli, mida sa ütleks selle kohta, et kas võiks olla mõni sort või nimetus, mida tegelikult võiks täitsa proovida? Mul oli nüüd aega mõelda natuke. Mina ütleksin niimoodi, et tegelikult Floksi sorte on maailmas ajatatud tuha. Liigub ju väga palju ja kindlasti igaks endal meelepärase leiab. Millegipärast
saada midagi uut ja midagi erilist ja midagi väga huvitavat ja enneolematut. Aga võib-olla tasuks nagu siis rohkem tuua esile just neid vanu, neid taluaia nagu sorte, mis võib-olla neil ei olegi nagu nime, aga mis on sellised nagu vastupidavad ja kui nad on kestnud kuskil taluaedades aastakümneid või rohkemgi, et siis, et võib-olla neid siis mitmed inimeste lood ka seal, kes kirjutavad oma Floksi kollektsioonidest, et neil on nii palju sorte ja nii palju erilisi ja mainivad seal ära, aga lõpuks ikkagi ütlevad, aga tegelikult mulle kõige rohkem meeldib see, mille ma olen leidnud kuskilt kohast X ja mida tegelikult üldse nime ei olegi, aga ongi kõige vastupidavamine või keerukas. Raamat on, aitäh ikka vastuse eest ja see on hästi tore, et need vanad taluaia sordid, te olete väga salapärased tüdrukud selles, ma saan aru täitsa, sest te ütlete, te jätate kõik tegelikult lugeja vaadata ja otsustada, et lugege raamatut ja saate teada, mis muidugi ka õige ja raamatust, mis mulle raamatu puhul hästi meeldib, on see, et ta on hästi praktiline ja hästi kompaktne. Et ma leian kohe üles, kui mul on küsimus, mida ma tahan vastust saada ja kui ma tahan ise endale mingit värvussorti või midagi siit valida, siis ma saan selle kenasti kätte, olgu siis pildi pealt, mulle see meeldib või mitte, pildid on väga head, fotod on väga head siin sees. Mul tõesti, see on minu hinnang ja mulle see väga meeldib. Lisaks saan ma siin nimetuse ja tõenäoliselt ma saan teada ka, kelle aia värava taga ma võin koputada, et kuule, et ma tahan, kas sa jagaksid mulle seda oma taime ka mõne tuttud kuulsa inimese aiast näiteks siis ka olla. Et väga praktiline ja väga asjalik selles mõttes, et kõik nagu oleks Flokside kohta minu jaoks vähemalt siin sees olemas. Aga kui ma küsiks te käest, et mis te arvate autoritena, et mis on kõige üllatavam asi, mida te nagu Floksi kasvatamise käigus pakuksite üldse inimestel avastada? On see siis mingi botaaniline rõõm, et sa avastad midagi, et see taim on väga eriline oma kasvu ja arengu poolest? On see mingi aianduslik, et ta on iluteema? Viitan teile juba mingitele vastustele. Või äkki mingi inimlik? Mina mäletan lapsepõlves, mulle väga meeldis oma vanaema, oma mamma aias käia ja Floksi põõsaste vahel. Nendel oli inimlikult selline meeltefaktor, see lõhn oli nii hea. Ja siis kui sa tõmbasid seal selle õie, siis ta oli tagurpidi hea ka suhu pista, sest see oli magus. See on minu lapsepõlve mälestus Flokside kohta. Mida teie ütlete, mis võiks olla see Floksi kasvatuse avastus? Võib-olla esmapilgul tundub, et need Floksid on inimesed, et nad on eri värvi, aga kes siis nüüd lähemalt on tutvunud ja nagu vaatab, et tegelikult nad ikka võivad nagu väga palju erineda oma õiekuju, kuju, et võivad olla hästi väikeste õitega või vastupidi hästi suurte õitega, kuredad, õisikud, laiad, tihedad, et nagu lisaks sellele värvile on tegelikult seal veel palju rohkem sellised asju, millega annab nagu mängida, ja mis võib-olla ka see lillepeenras hakkavad siis kuidagi, et mõnel tekitavad sellise õhulisema, mõtlevad kulja ja mõnel sellise tihedama ja kompaktsema ja et sellist jah, kuidagi sellist nagu vormi ja sellist mina ei hakka üldse valetama, ma räägin teile. Kui me hakkasime seda raamatut kirjutama, siis minul oli selline naiivne ettekujutus, et 20 aastat olen mina nende Floksidega tegelenud, et see Floksi raamatu kirjutamine saab olema selline nagu puusalt.
et noh, mis seal saab siis nagu olla, et selles Kilbede raamatu ju sai ära kirjutatud, Flokside kohta on ju tohutult materjali ja kõike on ju no maa ja ilm. Aga siis, kui hakkasime kirjutama nagu külma dušina, hakkas selline igasugu imelikke asju ja mulle jõudis nagu järjest kohale, ma ei teagi mitte midagi. See oli nagu niivõrd selline, ütleme, kirgastav hetk selles mõttes, et see tekitas minus sellise nagu positiivse uudishimu, et nüüd ma tahan ikkagi nendes asjades selgust saada. Neid teemasid minu jaoks on päris palju, kõik see sinakate flokside teema, eks ju, kus sul füüsik räägib sulle ühtemoodi juttu, fotograaf räägib sulle teise juttu, siis tulevad botaanikud oma kolmanda variandiga ja sa ei teagi, mis see tõde on. Kas seda tõde võib siit raamatust kätte saada? No jah, sellise nii-öelda, no sellel ei olnudki sellist ühest vastust, et seal ongi väga palju asju koos. Ja minu jaoks oligi see oli nagu üks esimesi teadmisi. Ja teate, kui vahvaid asju meil Eliga juhtus, et see Eli saadab minule pildi ja ütleb, et selle pildi peal on väga ilusasti näha Floksi lehe silmusroodumus. Mina ei tea, kas siin on inimesi, no botaanika ja inimesed jätame välja, eks ju, see nende kohta ei käi. Igatahes mina seal pildi peal... Korda veel uuesti üle. Silmusroodumus. Silmusroodumus. Mina usun, et selle sõnaga tehakse vasti mingi luuletus. Jah. Nii. Ja Eli siis proovib minule seal pildi peal seletada, et no ikka vaata, et seal lehe servas siis keerab nagu tagasi. Mina mitte midagi ei näe seal foto peal. Ütlen, mina ei saa aru, mis asi see silmusroodumus on. Siis see oli suvine aeg. Eli ütles, hea küll, lõpetame kõne ära. Lähed õue, võtad selle lehe ja lähed mina pidi ja vaatad. Lähen mina õue, vaatan, ongi silmusroodumus. Nii, aga meil ju vaja see raamatusse saada, eks ju. Ja see helifoto, sealt ju mitte midagi ei olnud näha sellisele koduperenaisele. Ja siis hakkas see nututamine, mina see nututan ossa. Et kuidas me siis saame nüüd siis sellise foto, et teised minusugused ka saaks aru, mis asi on silmusroodumus. Ja tulin ilusasti selle lehekesega siis tuppa. Mõtlesin, panen valge paberi peale, et järsku kuidagi seal peegeldab läbi või kuidagi on näha. Mitte muhvigi. Pildista, kuidas tahad, seda silmusroodumust näha ei ole. Ja siis kogemata tõstin selle lehe vastu valgust. Ja see silmusroodumuse foto, kõik, kes te ostate selle raamatu, see on siin... Meil ütles ta lehekülje numbrit vist, ma saan aru. See on minu lemmikfoto. Kuidas üks täiesti ohmu. See oli, tead, see hinna oli selline heureka moment. Ma sain aru ja ma mõtlen, ma sain selle foto peale ka. Nii et kõik inimesed saavad aru, mis asi on silmusroodumus. Siin saalis on inimesi, kes on ta silmusroodumust teinud. Tõst käsi püsti. Üks, kaks ja üks noogutab, tõstab käe vaikselt ja me jätame botaanika ja üldse välja mängud praegu. Väga tore. Ei, väga huvitav, väga tore. Ja vot see tegelikult sellest raamatu kirjutamisest, vot need olidki sellised niivõrd kihvtid momendid. No ma mõtlengi, et see Floks on nii tavaline. Mida sa tast üldse kirjutad või mis ta... Aga tuleb välja tõesti, et selliseid huvitavaid fakte tuleb, mida me ei teadnudki. Aitäh sulle, Krista, neid jagamast. Ma
ma tahtsin veel küsida sellist asja, et õigupoolest jagada teile ühte kommentaari. Ma küsisin ühe inimese käest, et kuule, kas sa tahaksid enda aias flokse kasvatada ja see ütles mulle selle kohta, et ei hakka ma neid kasvatama, seepärast need levivad nagu umbrohi ja need ei saa kuidagi piirata väga suure levikuga. Mis te selle kohta ütlete? Kuidas sellest umbrohust lahti saada? Tühi jutt ütleb. See meie flokside kohta see... Kui hästi floksid paljunevad? Mõned sobib väga hästi ja mõned väga halvasti. Sina vist oled rohkem selle paljundamisega kokku puutunud, sest finantsist küsib raha, kollektsioneerib ja sina jagad, ma saan aru, rohkem. No ei tea midagi, kuidas see on tegelikult. Aga jah, nii on, et mõned sordid paljunevad paremini, mõned kehvemini, aga mingi hull paljuneja ta küll ei ole. Et sellepärast on muretsema. Et võt see oli ka näiteks minu jaoks üks selline hästi tore hetk selle raamatu kirjutamise juures, kui me rääkisime nende väga paljude erinevate kasvatajatega ja et kuidas see kasvatajate kogemus saab olla nii erinev, et me räägime ju lõppude lõpuks ikkagi ühest ja samast nagu taimest ja inimestel on nii erinevad kogemused. Ongi täpselt, ühel inimesel võibki olla kogemus, et ta ütleb, et minu aias on floks nagu umbrohi, et ta tohutult külvab ja mis iganes. Ja teine inimene ütleb, et ta mitukümmend aastat flokse kasvatanud ja ta on võib-olla 2 seemikut saanud kogu selle aja jooksul. Et kuidas see saab niimoodi olla? Ja täpselt samuti, et mõni inimene ütleb, et minu aias nad nagu üldse ei taha kasvada. No seal on nagu ikkagi objektiivsed põhjused, et võib-olla lihtsalt see muld ei sobi ja mis iganes. Aga tõesti need kasvatajate lood ja kasvatajate kogemused on ka väga erinevad. Ja see olenebki sellest, kus kohas see kasvataja on, mis tingimused tal on ja mis sorte ta kasvatab. Ja võivadki olla täiesti seinast seina kogemused. Panite tähele, ta ärritus selle minu küsimuse peale, ta läks kohe endast nagu välja, kohe keha hakkas liikuma ja vaatama, mis toimub. Aga lähme ilusamate teemade juurde, et väga aga lähme ilusamate teemade juurde, et te olete hästi palju kokku puutunud, nagu te ütlete, erinevate aednikega ja kes kasvatavad flokse. Kui nüüd hakkab inimene endale floksi valikut tegema, milliste teiste taimedega kokku sobib? Ma saan aru, et mina sobin teiega täna kokku, aga floksid millega kokku sobivad? Mis te oskate soovitada? Et kui on aednikud teile mingisuguseid häid nõuandeid jaganud, millega nad hästi kombineeruvad, mis on need mingisugused, mis on flokside taustatantsijad, et floksi ilu rohkem esile tuleks? Floksid sobivad tegelikult kokku kõikide teiste isikutega, et sellist kollektsiooni loomulikult ei pea ju igaüks endale ju tegema, aga mingisugune peab püsilile veendasju alati vaatama, siis millised taimed siis ühel ajal õitsevad, siis valida neid värve ja mingid floksid kuskile teiste isikutega koos täiesti hea valik ja muidugi on ka väga palju kasutatud seda sellist nagu rida-istutust, et ongi ühes värvis, Anu-Raua maja ees oli selline roosadest floksidest teena ja valdadest floksidest. Kas need floksid on rohkem nagu individualistid, et nad on nagu üksikult väga efektsed või ei sobigi nende kõrvale midagi näiteks? Sobib ikka, jah, sobib ikka. Nad ei ole individualistid. Võib-olla see oluline on silmas pidada, et floksidega kokku saab istutada samasuguseid taimi, mis nõuavad samasuguseid tingimusi, eks ju. Et kuna floksid on ju ka sellist väga põuda, eks ju, siis nende taimede kasvu nõuded peavad olema suhteliselt sarnased. Ja siis saab teha selle valiku, et kas ma tahan, et floksidega koos õitseb võimalikult palju teisi taimi, siis ma valin sellised taimed.
aga kui ma tahan, et mul just sel ajal, kui floksid õitsevad, et teised ei tõmba seda tähelepanu ära, siis ma vastupidi välistan need taimed, kes nii-öelda floksile konkurentsi pakuvad. Teen sellise istutuse, istutan hoopis võib-olla sinna kevadisi asju, lasen flokside õitsemise ajal nendel nagu sarada ja siis istutan võib-olla päris sügisesi asju, kes siis nagu asja sügiseni tulevad. Aga minul on endal väga palju selliseid segaistutusi, kui ka floksidega igasugused teised taimed nagu ka koos õitsevad. Ja mulle tegelikult õudselt ka meeldivad need monoistutused. Just see näiteks mingi see valge hekk või see mingi selline roosa hekk või et siin raamatus on ka neid fotosid, et nüüd on mu enda ju pildistatud, et ma olen seda saanud nagu kogemata. Et mu enda aias ei ole, aga selliste vanade talumajad ju õudselt tihti. Aga nüüd jälle küsimus, et kui näiteks inimene peaks murdma flokse selleks, et minna kellelegi külla ja kinkida neid. Jaa. Kuidas ta selline kinkimise lillena on? Väga hea ja eriti, kui sa oskad veel sorti valida. Sest meil on see raamatus ju ka see lõikelille peatükk. On ju selliseid floksi sorte, mis mitu nädalat seisavad gaasis, aga mille kohta inimesed küsivad seda, et kas see on ka tõesti floks, ei tunne ära ja väga lihtne. Ma just panin tähele ja mulle väga meeldis see, et floristika inimesena ka, et õpetajatele ma kohe jagasin teie seda floristide ehk siis seda kinkimise poolt, seda lõikeb lille tausta ja see on väga praktiline siin, et milliseid valida jälle, mida saaks nagu kinkimiseks võtta ja mis on nagu mõistlik, sest tegelikult ju ma arvan ka lillekauplused tellivad ju neid lõikelini, neil küll tuleb see Hollandist, aga neil on suureks abiks jälle nende nimetuste olemasolu, et nad võivad vähemalt proovida neid tellida, et siis nad saavad need paremini realiseerida. Ja floksi puhul on tore see, et sa saad ju valida selliseid sorte, mis üldse lõhna või ütleme hästi õõnalt lõhnavad või ka selliseid tugevalt lõhna või ei tohtinud öelda, aga ma ei mäleta. Urmas Laanso kirjutas, mul on, palun vabandust, meelest on läinud tugevalt lõhna või öelnud, aga ma ei tea, mis peab ütlema. Kas ei tohi öelda tugevalt lõhna? Ja minu arust öelda lõhna kohta intensiivselt on vist ilusam öelda. Ja mina olen saanud ikka korralikult meeldivat lõhna. Meeldivat ja kõik see. Vaata, sa ennem küsisid, et kas meil ei olnud niimoodi, et me mingite asjade üle Eliga vaidlesime. Ikka oli, me ei vaidlenud, aga meil oli nii, et meeldivalt lõhnab värske raamat. Et meil oli pigem niimoodi, et oli minu arvamus ja siis oli Eli arvamus. Ja siis oli meil väga tore lihtsalt see, et meil väga palju aitas Tallinna Botaanikaaaiast Urmas Laanso. Tema siis sai minu arvamuse ja sai Eli arvamuse ja selle, mis ütles Urmas, nii jäi. Mina usun, et Urmas Laanso oskas teile seletada hästi palju ka, kuidas neid paljundada. Sest kunagi, kui Urmas Laanso floristikakoolis tunde andi, siis ma sain sellise tagasiside õpilaste käest, et ta räägib meile täpselt kõikide taime suguelu täpselt selgeks, kuidas see käib. Väga suurepärane inimene, väga tark, väga suurepärane esineja, aga kas kellelt on need veel tarkused, kelle tahaksite nimetada praegu siin selle raamatu esitluse juures, kellele suur aitäh öelda ja mille kohta? Tegelikult on neid inimesi väga palju. Mina tahan nagu väga südamest tänada tervet seda Tallinna Botaanikaaia töökat kollektiivi. Et see on lihtsalt nii armas, kuidas Eli kogu aeg rääkis, et ma saan sellega tema käest küsida ja tema käest küsida ja küll tema mulle annab nagu fotosid ja et kogu see Tallinna Botaanikaaed on nii-öelda oma panuse meie raamatusse andnud. Kes need fotod on üldse teinud? Fotod on, ma ei oska öelda, võib-olla enamus fotosid on minu fotod. Aga meil on ka väga palju fotosid, mida me küsisime just nimelt erinevate inimeste käest
ja need inimesed on siin ka kõik meil üles loetletud ja tänusõnadega ka tänatud, kes tõesti olid nõus oma fotosid andma. Need olid nii kollektsionäärid kui ka botaanikaaia inimesed. Eli, sina oled botaanika inimene, sind on tänatud, keda sina tänaksid, kes on aidanud teie rohkem? Oskad sa mõne nime välja tuua praegu just siin? Jah, muidugi oskan. Muidugi need nimed on seal raamatus kirjas ka. Loomulikult kogu kollektiivi ja... See on nüüd nagu Vikerraadio õnnituste saade praegu, aga no hea küll. Nad pidid ikkagi seal meil lõunapauside ajal ja või kohvipauside ajal ikkagi nagu kuulama seda minu lugu ka, et kuidas meil läheb ja mis mul on ja ma esmase sellise emotsiooniga nende peab välja. Ma saan aru, et olete täiesti sõitnud botaanika ja turja peal, no ka hea küll, mis seal ikka teha, ikkagi suured tänusõnad neile, et nad aitasid teid ikkagi teaduslikult ja ma usun nii praktiliselt igati pidi ja ka see on olnud kohvilauas. Aga nüüd kaks sõna selle kohta, et näiteks kui inimene peaks otsustama pärast seda raamatut ostes, ta näeb siin raamaturiiulis, ta ostab enda raamatu ja tal tekib kohe tahtmine, sest raamat on ilus. See tekitab kohe isu, tahaks oma aeda mõned floksid osta. Mis on need 5 esimest, mis võiks olla minu aias, kus mul praegu pole ühtegi floksi, nii vist on küll, aga mis on need 5 esimest floksi, mis võiks olla? Üks siit, kohe, paugust tulista. Öölileed on kindlasti esimest. Mis värvid on? Punast värvis. Nii, siia kohe. Helmipuu. Siia tuleb kolmas. Mina enda aega järgmisena võtaks vist mõne nendest sinakatest, aga ma praegu ei oska öelda, võib-olla Fleimi sarjast, kas Fleim Marine või... Siit, mis tuleb nüüd 4. Laadoga. Mis värgus tema on? Kirjelda ka. Valkjas, aga natuke ünnad sinakas ja väga hiline sort. Väga tore. Nii, Larissa võtaksin. 5 tuli siit. Jaa, Larissa on hästi siuke oranžikas, hästi siuke, kohe tõmbab nagu pilku. Mina küsiks, kas täidisõielist floksi ka on olemas? Minu alust ei ole. Minust selle ümber käis ka mingi tants. Mis tants? Aga Urmas ütles, et et see nagu tegelikult ei ole täidisõiel. Nagu on ja nagu ei ole. Tants käis Tallinna botaanikaaias, aga minu alust lõpptulemus oli, et vastus on ei. Et ei ole täidisõiel. Mingid lisakraun lehed, mingid sellistega küll on. Aga jah. Siis raamatus räägite natuke flokside ajaloost ka. Tuleb teile mõni tore lugu meelde, midagi rääkida tenkeloost kuskilt? Mina arvan, et see nüüd jääb sinna ajaloogi. Mina ei. No, tuleb raamatust üle lugeda. Raamatus on peaatliku sordiaretuse ajaloost, kus on siis natuke erinevate aretajate lugusid ja sordid seal välja. On tekkinud mõni huvitav sort, mida toote seal just välja näiteks? Jah, me toome seal igasugust asju välja. Aga huvitav oli tegelikult see, mis tänu siis minu kolleeg Oleva Aabne, kes saksakeelsest kirjandusest vist leidis ja mulle selle nagu ette söötis, et oli mingisuguse kuulsa sordiaretaja siis Karl Koersteri ja siis Schönhammeri vaheline kirjavahetus, kus nad siis kuidagi kirjutasid ja nagu rääkisid nendest bloksidest ja ütleme, mingi selline lugu. Saame aru, et tuleb ikkagi raamat läbi lugeda. See oli see kihvt fakt, kui ühest sordist oli vähemalt 3 erinevat kirjapilti. Mina ei ole saksakeelne inimene, Olev oskab seda nime välja öelda. See oli see wenn schon. Ja seda oli siis kirjutatud kõik 4 sõna kokku. Siis vist oli, ma ei tea, mis variandid veel olid, eks. Vaata, sellised kihvtid asjad tuli.
ja siis tekkiski see küsimus, et noh, et milline see õige kirjapilt siis lõpuks on. Et sellist asja oli nagu hästi palju, et kui sul on mingi asja kohta väga palju materjali, siis see tähendab ka seda, et igaüks võib kirjutada mingi asja isemoodi. Ja sa pead saama siis kuhugi sinna algallika juurde, mis see õige siis lõpuks. Ma sain aru, et ma pean nüüd ka siis selle sordi ajaloo läbi lugema, sellepärast et ma libisesin sellest lihtsalt üle ja mõtlesin, ma saan siit vastuse, aga ei saanud seda vastust. Kas kellegil, me oleme nii palju lobisenud siin, kas kellegil publiku seast on mõni küsimus? Ärge küsige odavamat hinda ja ma tean, et ei tohi küsida selle hallituse kohta mitte ühtegi sõna, aga kõiki muid küsimusi võib küsida. Kas keegi tahaks midagi küsida autorite käest? Jaa, palun. Ma kasvasin lapsepõlves üles Stalina ja tädi talus. Ja tädi talu oli eriti rikkalik lillede poolest. Ja 30. aastate lõpus sai see talu parima aia kujunduse. Ja rõhku mängis Puengid, sirel ja floksid. Tädi ei öelnud kunagi floksid, ta ütles loksid. Ja kui lugeda Viivi Luige 7 rahukevad, kes kasvas ka talus üles oma tädi talus Viljandimaal, tädid ütlesid talle ka loksid. F-täht ei olnud eriti populaarne eestlaste seas. Nii et mina leian, et tõesti floksid sobivad väga hästi põengidega kokku ja sirelitega kokku. Need 3 õielist tõid nagu meile omamoodi vabaduse. Sest et ju küüditati inimesed ära, aga lilles ei hakatud küüditama. Ja tore on see, et te tõesti võtsite vaevaks see raamat teha. Vägev pilt on mu ees. Ja küsimus on niisugune, kust floksid pärit on? Ja kes pani nime tolle? Pueng on vist Saksamaalt või Sirelpäev? No, floksid on enamus liike on pärit Põhja-Ameerikast. Nüüd on see koht, et ma ütlesin neile, et kui küsitakse mingi küsimus ja ma ei tea, siis te ka ei tea. Muidu on nii väärtuslik. Te mõtlesite nagu seda ladinakeelset nimetust, seda floks. Jaa. Aga see on ladina keelest või? Ja Ameerikast tuli umbes millal? No loeme läbi uuesti. Ameerikas ikkas kõigepealt minu arust Inglismaale ja siis lugupeetud küsijana ma pean ikkagi veel tuletama meelde, et ma täna õhtul just sain teada, et nad on väga salapärased daamid, salapärased tüdrukud, nad ei ütle meile kõik üldse välja ja kogu aeg viitavad, vaadake ikka raamatusse, ikka vaadake raamatusse, et loe raamat läbi ja maagi olen saanud mitu asja, mida ma pean nüüd läbi lugema, mitte teada saanud. Et aitäh küsimuse eest. Kas on veel mingeid küsimusi kellelgi, kes tahaks küsida autorite käest midagi raamatu kohta, raamatu loomise kohta? Kuidas te perekonnad vastu pidasid selle tegevuse kõik? Teie lähedased, teie sõbrad küsisid nad teiega, mis teete? Miks te ei tule pidusse näiteks või ei tule? Jood küll ära ei jäänud. Ükski pidu ei jäänud selle pärast ära. Minu arust see oli, ma arvan, see oli meie peredele selline väga suur kokkuhoid, sellepärast, et meie tegime heliga igal reedel, tegime telefonikõnesid, mis olid sellised tund, vahel 1,5 tundi
ja noh, eesmärk oli nagu enamasti ikkagi, et noh, et räägime raamatust, aga rohkem see nagu oli meile selline terapeutiline, see oli nagu, ma juba tundsin neljapäeva õhtul, et mul on seda kõnet vaja, et mul on seda psühholoogi vastuvõtma. Peale 2 aastat kirjutasime, mõelda, kui palju me raha säästsime, et me ei viinud seda psühholoogi juurde. Ma sain lihtsalt iga reede Helile helistada ja kõik jälle tundus nagu väga ilus, et tuli ära, zen tuli ka ära. No, meil tavaliselt oli niimoodi, et me alustasime nagu juttu, et tegelikult meil täna ei olegi eriti midagi nagu rääkida, ainult paar asja on vaja täpsustada. No, ja siis oli 1,5 tundi või 2 tundi. Nii, veel pöördun publiku poole. On mingi küsimus, mille tahaks, sest me oleme juba pikalt lobisenud. Kas keegi tahaks küsida? kas see teie reedene selline jätkub? Kas te reedeti veel suhtlete? Või on raamat valmis? Minu aus vastus on, et mina juba nagu tunnen väga puudust, kui ma seal oma kasvuhoones kükitan ja see reede tuleb ja meil ei olegi Heliga seda kõnet kokku lepitud. Ma juba ütlesin, et no hakka hädaga seda 3. raamatut, sellepärast kirjutama, et saaks reedeti üksteisele helistada. Et aga jah. Mis see kolmas raamat tuleb? Me ei tea, aga praegu tundub nii, et me oleme esimest korda nagu eri arvamusel. Siin võib luua vaadast ka veel paukuda. Nii, ehk siis on kellelgi veel või Helil on öelda reedese kokkusaamise kohta midagi? Reeded ka sobisid. Võtsin tavaliselt kodukontori, siis sai rahulikult Loksi raamatut kirjutada ja tulemus on väga hea. Ja botaanikaid ei pane seda pahaks, sellepärast, et väärtuslik raamat kogu Eestimaa rahvale on olemas ja ta on tõesti väga kompaktne. Väga rõõmsalt ütlen ega. Nii, aga me võtame otsad kokku ja anname inimestele võimaluse võib-olla tulla teie nööbist pigistama või teiega võib-olla isiklikult suhtlema või tahab keegi teie käest autogrammi või midagi muud. Aga mul on teile veel üks küsimus ja see on kõige viimane küsimus ka, et kui te peaksite ühe lausega kokku võtma, miks vlogsid on sinu jaoks rohkem kui lihtsalt aiataimed, siis missugune see lause oleks või kuidas see lause meile kõlaks praegu siit? Kordamööda või on mitu lauset ka, ega me väga pahaks? Minu lause. Vlogsid tekitavad minus sõnul seletamatut õnnetunnet. Väga hästi öeldud. Ja see on väga ilus ja see ongi see on tõesti väga ilusasti öeldud, nagu ära ka kommenteeris, et iga kord, kui vlogsidest rääkima hakata, mul tuleb ka see lapsepõlv meelde, minu tädi, aed ja need vlogsid ja kõik, et see on ja lapsepõlv on imeline. Aitäh sulle, Krista. Heli. Vlogsid on lihtsalt imelised. Ja lihtsuses peitub ilu ja ime. Sellega on tegelikult täna siin väga ilus lõpetada. Aitäh, Heli, sulle. Aitäh ilusa töö eest, ilusa materjali eest, väga sisuka materjali eest. Aitäh, Krista, et sa pakkusid raamatusse ka oma aia lugusid, mis on väga vahvad. Ja aitäh, et te tegelete sellega. Aitäh publikule, et te tulite kaasa elama ja mõtlema sellele üritusele ja sellele raamatule. Ja ma usun, et Eesti raamaturiiulid on saanud väga väärtusliku raamatu. Et see ei ole lihtsalt raamat, vaid see on raamat, mis jääb kestma isegi siis, kui uut trükki või uut raamatu ei tule. Aga see on see, mida võib tegelikult ka lastele edasi pärandada ja kinkida, olgu jõulud, sünnipäevad või mis iganes. Aitäh tüdrukud teile, aitäh teile ja ilusat kaunist päeva jätku, aitäh!